Tere, astroloogia huviline, mina olen Ülle London ja toon sinuni maikuu astroloogia uudised ehk vaatame neid energiaid, mida toovad meile planeedid, mida räägivad sodiaagimärgid. Aga enne kui maikuu juurde lähen, tuletan meelde ja võib-olla sa oled lugenud või kas vaadanud minu Facebooki lehekülge Astroloogika, kus ma rääkisin Uraanist, Uraan, kes läks sõnni fikseeritud maamärgist nüüd õhu ja muutliku kaksikute märki. Juba see ütleb, et kui on muutlik märk, siis asi hakkab muutuma. Uraan, mis on ikkagi aeglaselt liikuv, ta on 7 aastat siis ühes märgis. See tähendab, et see ei ole selline teeme kiiresti ära, vaid ta hakkab muutma, hakkab midagi looma, alguses võib-olla vaiksemalt, aga kui sa vaatad pärast 7 aastat tagasi, siis mõtled ja, muutused on toimunud. Kaksikud, kes mis, nii huvitav, et ma täna seda kes ja mis segamini ajan. Kaksikute märk puudutab mõtlemist, suhtlemist, õppimist, kirjutamist, igasugust infot, tehnoloogiat, liikumist või siukseid lähedal olevaid liikumist, naabreid, naabruskonda, ka kindlasti sotsiaalmeediat, aga igapäevase eluga maailmas ühenduses olemist. Ja ta annab seda sellist võib-olla see kaksik selliseid lühikesi impulsse, sellepärast et tal võib igav hakata, kui ta hakkab väga suurt plaani tegema. Niimoodi, et võib-olla need muutused võivadki nagu jupilt hakata ilmnema. Aga see uraan inimese sünnikaardis ja ka praegu transiidina ei ole täpselt ühes kohas ja on väga hea vaadata, millises kohas ta sünnikaardis on, millisesse majja kaksikute märk jääb. Ja vot seal võib tulla siis selle 7 aasta jooksul siis neid ootamatuid mõtteid, mingisuguseid täiesti uusi võimalusi, hoopis teised vajadused võib-olla. Ja teen ka natukene reklaami, et kui sa oled tellinud minult mõne astroloogilise teenuse, siis kirjuta mulle Facebooki astroloogika Messengeri või meilile ülelondon@gmail.com ja küsi, et mis see uraan seal minu sünnikaardis teeb, et tuleta meelde ja mida ta praegu transiitselt teeb. Et ehk kus see uraan sinu kaardis siis tööle hakkab, kirjutan sulle kuskil, ma arvan, et isegi võib 3 lehekülge mõnikord tulla. Aga kui sa ei ole minult mitte midagi tellinud, siis võid samuti kirjutada ja sellise uraani ülevaate teen sulle 10 euro eest. Et see annab sellise võib-olla laiema pildi, mis sinu elus ikkagi järgmiste aastate jooksul nagu liikuvamaks muutub, mis vabamaks muutub, kus võib-olla sul ongi muutusi vaja teha ja sa saad nagu reaalselt juba mõtlema hakata. Ja ma ise ütlen, et minu uraan sünnikaardis ei ole just lihtsas positsioonis, seal teeb aspekti, opositsiooni ja sellises majas ka niimoodi, et kui mina ikkagi mõtlen, kuidas ta aasta-aastalt on ühte või teist asja lammutanud, siis ma saan sellest väga hästi aru. Nii et seal, kus ta praegu on, siis ma võtan need uudised ja uudsuse väga nagu hea meelega vastu, et ma tean, et ta ei tee kunagi mitte midagi halvemaks, see uraan, vaid alguses võib tõesti olla ehmatav, aga varsti on harjumus, et nii on täiesti normaalne. Kui me räägime elektrist, siis ilmselgelt alguses öeldi, et mis imeasi see on. Mina seda küll ei taha, aga me oleme sellega niivõrd igapäevaselt harjunud, et me ilma selleta hakkama nagu ei saakski. Aga mul on maal näiteks saun, puuküttega saun, kus elektrit sees ei ole ja suveõhtud sinna nagu rohkem mitte midagi polegi tõepoolest vaja.
aga ilmselgelt ma seal näputööd tegema ei saa hakata, sest ilmselgelt on seal pime. aga lähme siis edasi maikuu üldise energia juurde. Kohe 1. mai algab täiskuuga, mis on Skorpionis ja maikuus on 2 täiskuud, algab Skorpioniga, siis noorkuu tuleb Sõnni ja siis läheb uus täiskuu tuleb Hamburisse, nii et ka see näitab, kui mitmekülgne see maikuu tegelikult on, rääkimata sellest, et Uraan on meil teistmoodi ja Pluto segab ka meil siin üldiselt sellist olukorda, ehk ta tahab seda sellist sügavust ja tõde välja tuua. aga nagu ma ütlesin, maikuu algab kohe Skorpioni täiskuuga. Noh, esiteks ka täiskuu ise on hästi energiat täis. Me õhkame, kes ei saa magada, kes tahab tegutseda ja Skorpion ise ka ei ole selline, et ma midagi lihvin ära ja peidan ära, vaid just see Skorpion võib välja tuua võib-olla selliseid vestlusi, mis sul sees on trigerdanud tükk aega ja tahad seal, vot nüüd leiad, et on vaja see välja tuua, sest Skorpioni vastas on sõnn ehk sõnn on siis sel hetkel ju päike on sõnnis ja see telg räägibki väärtusest, usaldusest, jagamisest. Sõnn, kes tahab sellist rahu ja kindlust ja turvatunnet, siis Skorpion jälle ütleb, et aga mis põhjusel me jagame, kellele me jagame, mis meid seob, kas ma kardan turvalisust kaotada, mille pärast ma kardan kaotada, mis on kontrolli eesmärk. Nii et see võibki võib-olla välja tuua selliselt emotsionaalselt võib-olla äh, rahaküsimused, siis mingisugused väljaütlemised, saladused võivad välja tulla. Nii et aga üks ka võib-olla täiskuu on selline, et me võib-olla tahaksime kohe siis nagu rääkida ja kontrollida veel üle ja kohe lähen rääkima, siis võib-olla siis, kui see emotsioon on ikka liiga suur, siis ära hakka reageerima kohe. Et võib-olla võta hetk ja kirjuta üles, et mis sind käivitas, miks ma üldse reageerisin. Kas minul on ikkagi mingisugune sees mingisugune vana lugu, mida ma ei suuda nagu veel lahti lasta, nii et ärge siis mingisugust vulkaani ega kaost tekitada. Siis kui päike on sõnnimärgis, siis ka Merkuur läheb sõnnimärki ja siis meie mõtlemine ja ka rääkimine võib tunduda ja võib ka minna natukene aeglasemaks, aga ka praktilisemaks. Nagu sõnn ütleb, et kui ma kiirustan, siis kvaliteeti ei ole. Ja võib-olla on see väga hea selline kooslus, et kui see täiskuu toobki sulle energiat ülesse, siis see sõnn nagu tekitab sellise tunde, et kuule, istume nüüd maha ja võtame nüüd rahulikult, et mida sa päriselt nagu tahad, mis sa sellega tahtsid mulle ütelda ja nii edasi, nii et see energia, sõnni energia ei hakka nagu kohe tormama. Ja võib-olla kui jälle see Skorpion tõi üle mingisuguse rahalised küsimused, siis see sõnn tõmbab jälle maa peale, et vaatame need rahalised otsused üle, tööplaanid üle, võib-olla on vaja kodustest asjadest hoopis rääkida. Ja kuna see Pluto on ikkagi ka küllalt tugev seal taustal, siis võivad need jutuajamised või need uurimised minna natukene võib-olla sügavamaks, kui me alguses arvasime ja võib-olla tahtsime. Nii et selline
ma arvan, et see sõnn aitab meile selle natuke tasakaalu tagasi saada. Ja 6. mail läheb Pluto retrograadseks ehk me ütleme, et hakkame, meil on vaja midagi veel korda teha, midagi veel üle vaadata. Sest kui aeglane planeet, Pluto on ka aeglane planeet, muudab suunda, siis on jälle see, et ta nagu näitaks uuesti nagu selja taha, et või sa pead nagu tagurpidi kõndima natukene, vaatama, et mis seal selja taga nüüd, mis see koht oli, mis mul jäi tegemata, mida ma ei pannud tähele. Mis siis võivad üles kerkida ka mingisugused vanad hirmud, võib-olla ka mõni rahaline kokkulepe, mis on vaja üle vaadata. Mm, võib-olla mõnede inimestega pead hoopis suhtlema hakkama, kellega sa ei ole tahtnud suhelda või ei ole tükk aega suhelnud. Et igal juhul see jälle see Pluto retrograadsus on, et ära torma, tegutse rahulikult ja ära tunne hirmu, et mõni asi natukene kauem seisab, kui võiks liikuda. Ja 14. mail saavad siis Päike ja Merkuur seal sõnnis jälle uuesti kokku. Ehk kui see sõnn tegi nagu natukene aeglasemaks selle mõtlemise või mõne idee, siis see Päike annab sellel nüüd hetkel, oleks hea siis nagu välja tulla, et kuule, oleks vaja kuju võtta see idee, mis sa mõtlesid, mida sa tegid, kuidas seda saaks nüüd kasvatada, kuidas me saaksime reklaamida, mida me teeme. Et sõnn ütleb, et kõik ei pea sündima kiiresti, aga ka see Päike ütleb, et hästi, aga me võime ka näidata, et see asi võib võtta natukene aega, et me ei tunne ennast nagu kehvasti, kui asi võtab aega. Jah, et lihtsalt võta järgmine samm ja kui on suur unistus, tee ta väiksemate sammudega. See on ju kaksiku energia ka. Sellepärast, et kaksikul on nii positiivne kui ka negatiivne pool just see, et kui see info läheb liiga suureks ja müra läheb liiga suureks, siis oled sina see, kes peab pidurit tõmbama ja võib-olla kõrvaklapid pähe panema, et mitte midagi kuulda vahepeal, jah. Siis siin on Marss kohtub Chirooniga jääras, siis vot seal võib ka selline väga tundlik seis olla, sellepärast et Chiroon on nagu meie sisemine mina, kes võib-olla tahab seal Marsi ja jäära energiaga välja tulla, et vot nüüd ütlen jah ja nüüd ütlen ei. Et see selline, võib-olla see julgus võib välja tulla, aga just nendes mingisugused võib-olla need vanad olukorrad just võivad käivituda. Et aga ma ju ütlesin sulle, noh, ma ei tea, aasta tagasi, et teeme niimoodi või. Et sa ühtäkki tunned, et tegelikult on sinu piiridest üle mindud ja sa tunned, et vot nüüd on see aeg, et ma pean iseenda eest seisma. Nii et see ei ole nagu mingisugune halb asi, ja see ei ole midagi valesti, vaid et ma olen jõudnud sinna punkti ja ma olen nüüd aru saanud, et minul on omad vajadused, teistel on omad vajadused, et siis ongi see, et ma tean, kus see piir nüüd on. Ja üks piiride näitaja on sageli meie keha, et miks meil on kevadeti see väsimus, on ikkagi see, et me oleme kogu aeg nagu orav rattas olnud ja võib-olla ei ole ei ütelnud, tööd on palju olnud, võib-olla, sest vaata, kui keegi meiega ei arvesta, siis see tähendab, et sa iseendaga ei arvesta, nii et siin kuu keskel võib siis välja tulla just selline piiride küsimus või tahaks näpuga näidata hoopis iseenda peale, et mina olen kõige tähtsam. Aga sõnni teemat on hästi palju siin juba nagu sees olnud, ja noor kuu tuleb uuesti nagu sõnni, et vaata, Merkuuriga ta juba aeglustas ja noor kuu
on jälle see, et aga ta toob nagu maa peale. Ta lisaks nagu lihtsust juurde võib-olla sinu tegemistele, võib-olla sa tahad lihtsamat sööki süüa, sa tahad lihtsamat noh, kuidas ma ütlen, lihtsamat elu elada, vaid kergemat elu elada. Või võib-olla ka, et mingisugused vanad asjad ära visata, siis, siis see sõnni noor kuu võib ka seda raha just selliselt juurde tuua, kui sa oled nagu vana tolmu oled ära pühkinud, siis, siis see noor kuu on ju alati alguse hetk, alati. Mida sa tahad muuta, mida sa tahad kasvatada, millele tahad aega anda, tähelepanu pöörata, ja siis see sõnn ütleb, et hästi, hakkame nüüd vaatama, hakkame nüüd tegema ja vot see uraan võib siin veel siis tegelikult seda sädet kasvatada ja ütleb kohe, et kuule, mingit vanat asja sa küll ei hakka üles soojendama. Et teeme ikka midagi uut, teeme midagi särtsuga, teeme kohe nii, et seda saab kasutada. Nii et ja noh, mine ütle naabritele tere ka veel, on ju. Et samas siis nagu selline aeglane sõnn, aga, aga peab hakkama nagu natukene teistmoodi tööle ja valima ja võib-olla vaata ka, et see närvisüsteem sul tegelikult siis väga üle ei ole koormatud igasuguste ideedega. Mai keskelt läheb siis Merkuur, liigub kaksikutesse. Merkuur on kaksikute juhtplaneet ehk ta ongi seal kodumärgis, ta tunneb ennast seal väga hästi, väga inspireeriv aeg võib olla, võib tulla ootamatuid uudiseid, mitte ainult sulle, vaid ka ühiskonnas riikidevahelised mingisugused uued kokkulepped, uued kontaktid võivad tekkida, mõned tehnilised lahendused, geniaalsed mõtted. Igal juhul nii sina kui teised võib-olla siis vaatate, et sa oled ühte asja vaatanud ja nüüd vaatad hoopis teise nurga all, ütled, vau, kuidas ma seda varem ei näinud, miks ma seda varem ei teinud. Et tuled nagu nähtavale ja võib-olla seda sellist liikumist ka, siukseid lühireise võib rohkem siis olla. Noh, maikuu ilus, soe, miks ka mitte naabritega midagi korraldada ja mingisugune, ma ei tea, koristustalgud teha või lihtsalt koos istuda ja mõtelda, et kuhu edasi. See väga sobib siia. Sest noh, kujutad ette, et see Merkuur on kaksikutes ja Uraan on kaksikutes, et see energia võib olla hästi intensiivne, neid mõtteid võib olla palju, et kohe tahaks kirjutada, kohe tahaks postitada, kohe tahaks õppida, kohe tahaks midagi muuta. Et noh, jälle see praktiline soovitus, mis mina sageli ikkagi annan, lihtsalt see, et ma ise kirjutan hästi palju ja kui ma ei saa kirjutada, ma räägin diktofoni ja pärast töötan nagu selle informatsiooni üle, mida ma sinna andsin ja diktofoni rääkisin ja mõtlen läbi, mida ma saan praktikasse viia, kas mõni jääb lihtsalt selline jutu teemal või mida ma saan praktiliselt teha. Nii et väga hea on ikkagi, kui sa kirjutad üles need sädemed, mis tulevad. Ja jälle nii nagu seda energiat tuleb maikuus veel ja veel, sellepärast et hakkab ka ju kaksikute hooaeg, et, et ei anta nagu armu sellele mõtlemisele ja uudishimule ja sellist võib-olla mõtteraamidest või nojah, raamidest välja mõtlemine, tahtsin ütelda, et kaksikute energia ikkagi tahab teada rohkem kui võib-olla teised, aga nüüd võib-olla on sinu organiseerida, et kuhu ma tahan liikuda, mis kasu sellest liikumisest on, mida ma tahan juurde õppida, mis sellest kasu on, kuidas ma seda nagu saaksin kasutada. Kui ma hakkan kellegiga suhtlema, mis mõte sellel on, et just see, kui sa paned selle miks taha,
siis sa rahustad nagu oma närvisüsteemi maha sellega, et lihtsalt ei torma, vaid et sellel on oma eesmärk, siis on sellel kaksikute hooajal ka lihtsam meil liikuda. Nii et keegi kuskil ütles, et kaksikute hooajal tuleb teha infodieeti, mis on võib-olla päris hästi, et sa tõesti pead vaatama, et ei reageeri iga idee peale, et mis nagu päriselt nagu inspireerib. et mitte ainult, et ah, ma ei oska seda teha ja ainult nagu ärritab, vaid et hoia nagu see oma tähelepanu ikkagi väärtuslike asjade jaoks. Nii, ja Pluto tuleb kohe niimoodi 26. mail ehk kuu lõpus hakkab ta jälle oma nagu natukene jõudu kasutama. Aga Plutol on üks selline varjukoht, et ta võib tegutseda hirmust, et kui keegi nagu hirmutab mingisuguse asjaga, mingi väljapressimine, jah, et siis see on väga negatiivne koht, kui sa ise ka kellegilt hakkad sõnadega välja pressima. Ma ei mõtle siin midagi nagu hullu, aga mõnikord me ei saagi arugi, mis tegelikult toimub, kui me ei vaata asjadele nagu ausalt otsa. Kui me ise ei ole nagu selgeks teinud, mida me tahame, aga me surume läbi mingisuguse jõu ja kahtlustuse meetodi, siis lihtsalt tulevadki välja sellised mingisugused võimuteemad. äh, äh, lihtsalt sellepärast, et me tegelikult ei ole ise hakkama saanud nende asjadega ja me tahame, et teised teeksid selle ära, aga teeksid selle niisuguse väevõimuga, on ju. Siis ei ole nagu tore. Et pigem on see, et selline kevadtuulutus võib-olla teha hoopiski uksed ja aknad lahti ja kapid lahti ja võib-olla vaadake failid üle ja kustutage ära ja sellist nagu ka väärtuse küsimus, et mis asi, kes ma niisugune olen ja mida ma üldse väärt olen, mis minu raha väärt on, mis minu hirmud väärt on. Et võiks, see ei ole muidugi üldse lihtne teema, aga võiks lahti lasta küll. Ja kuu lõpus, täiskuu hamburis, kujutad ette, et kui sa nüüd sealt natuke sellest Pluto sellisest sisekaemusest välja hüppad, kohe hobuse selga kappama ja vibu kätte, suurem pilt, suurem horisont, siis see nagu ongi hea, et kui see kuu algus oli just see Skorpion ja siis see Pluto teema, et nagu tõesti vahepeal on niisugune, et miks see kannatus peab minuga käima, siis hambur peaks tooma küll kuu lõpus nüüd sellist valgustust meile, jah, et vau, tegelikult ma sain väga hästi aru, mis see Skorpion või Pluto mulle õpetas, ma sain isegi aru, mis kaksikute energia mulle andis ja mis see info, ma tean, kuhu ma edasi liigun. Sest hambur ei taha jääda mingisuguse kriisi või detaili kinni niimoodi, et ainult see on õige. Ta otsibki nagu selliseid erinevaid tähendusi. Ta püüab aru saada, miks juhtus, aga kuhu ma sellega nüüd edasi saan minna. Nii et see on, ma arvan, et kui kuu toimetab niimoodi aeglasemalt, võib-olla vahepeal tulevad neid sähvatusi, siis see kõige suurem sähvatus tuleb võib-olla just selle täiskuuga. Nüüd ma tean, kuhu ma olen välja jõudnud, kuhu ma tahan nii sisemiselt kui väliselt edasi liikuda, siis noh, sul võib olla, kõik võib sama olla, kodu ja töö ja tee, kuhu sa lähed, aga sa vaatad nagu seda asja kuidagi teisiti, sa said mingisuguse teise nagu vaatenurga ja ilmselgelt kergendab kaksik meie arusaamasid ka, sellepärast et ta teeb nagu lihtsamaks. Nagu ma enne ütlesin ka, et talle meeldib, kui asja tehakse jupikaupa, on ju, ja meil on ju hallata seda hoopis paremini. Nii et me saame jah,
see hamburi täiskuu ei too meile ilmselgelt kõiki vastuseid, mida me tahame, et nii, nüüd ongi, aga me võib-olla näeme, kuhu poole me liigume. nii et selline päris niisugune natuke nagu rahulik kasvamise kuu, puhastuse kuu, aga ka äratuse ja ümbermõtlemise kuu, nii et mina arvan, mm, et kui sa hakkaksid 1. mail päevikut pidama, siis 31. mail, kui sa loed, mida sa iga päev oled teinud või tegemata jätnud, siis sa saad võib-olla kuu lõpus aru, et vau, kui palju selle 30 päevaga ma olen suutnud midagi teha, millestki aru saanud, midagi lõpetanud. nii et mina ütlen küll, et hästi tugev, energiline ja samas väga põnev kuu saab see maikuu olema. ja aitäh sulle kuulamast.